No nii, Indrek, taaskord siis üks väga-väga tuline lahing selja taga. No õige pisut jäi meil seekord ikkagi sellest kodusaali võidust siis Cramo vastu puudu. Mis need märksõnad oli, mis selle mängu täna otsustas? Ma arvan, et esimene poolaeg tegelikult, et mingil hetkel olime seal kehvad ja mängu alguses, võib-olla isegi kolmandale veerandaja alguses või mingid hetked ja aeg sai otsa, et kui me ennast avastasime, et jah, ega nii see on. Kas, no ütleme siis kõrvalt vaadates, kui Cramo suutis lõppkokkuvõttes lisata lausa 101 punkti, et siis võib seal panna mingil määral äkki siis kaitse arvele, et play-off mängude mõistes nagu tegelikult mingi ulme suur skoor tegelikult? Ei, absoluutselt, et peame tunnistama, et kaitses ikka kehvad, et mingid olukorrad liiga lihtsad, et väga palju selliseid tegelikult ründelaud ja paneme need ka sinna arvele, et kõik need väiksed asjad kokku ja eks nii nad kogusid oma 101 punkti, et selles mõttes jah, peame tunnistama ja peeglisse vaatama selles osakonnas küll, et seal mehe eest rohkem väljas olema. Poole ajalt tagasi tulles tegelikult oli see hoopis teine ja kuidagi mingisugune uus tulemine justkui paistis selgelt silma, mis need peatreeneri sõnad selles mõttes olid, et näha oli, et tegelikult oli teile peale ikka väga-väga minema. Ma ei ole nii kurja Bretti ausalt näinudki kui siin täna, nii et... No sa kirjeldasid selle olukorra ära, ega Brett seal mingit skeemi meile joonistama ei hakanud ja ta näitaski oma emotsiooniga ära, et kokku võtta ennast. Välja minnes peegel on seina peal, vaatame sinna korra, et nii lihtne see oligi maha. Siiski seeria ei ole veel läbi. Üks mäng tõsi võõrsil on küll ees. No, mis me peaksime ära tegema või mis on need meie võimalused siis, et äkki ikkagi näpistada veel siis lausa võõrsil Cramot? Kuidas sa näed? On meil väljavaateid selles osas olemas? No, nagu me siin praegu arutasime, tuleb mehest rohkem väljas olla, et ega siis rohkem ei olegi, et mingeid asju seal kavaldama ka võib-olla, aga suures plaanis ikkagi ma arvan, et see osakond on olnud korras, et me oleme ise olnud sellised ikkagi alla lati praegu teatud osakonnas. Selge, ega midagi, siis lähme aga reedel 3. mängul vastu ja paneme hambad ristis lõpuni. Ei, no absoluutselt, et ootan fänne Tallinna ja ikkagi me lähme seda ikkagi ühe korra siia tagasi tooma. Väga äge, aga olgu, aitäh sulle, Indrek. Tänud siin.